Kui sa soovid endale soetada uut televiisorit ja lähedki selleks Euroniks, siis sa soovid endale sealt osta uus usaldusväärne Samsungi 75-tolline HD teler, kuid avastad, et ühes kõrvalpoes on müügil sarnaste näitajatega sama suur televiisor, mis pärineb küll ühelt kahtlaselt Korea tootjalt, kuid on samas ligi 100 eurot odavam ja langetadki muidugi puhtalt majanduslikel kaalutlustel otsuse selle Korea teleri kasuks ja minu meelest teeb sama rumala otsuse igaüks, kes läheb endale soetama seda Kia EV9, mis maksab üle 90 000 euro, kui vaid paar tuhat eurot lisamakstes saaks usaldusväärse Volvo EX90, mis on kahtlaselt sarnase disainiga. Tere tulemast taas kord kaasa oma naisluksuri proovisõitule ja muidugi kui sa lähed ja soovid endale seda EV9 siiski osta, siis mina sulle kätt ette panna ei saa ja pean sulle temast natukene ikkagi rääkima. Nimelt sarnaneb ta tõesti kahtlaselt kuidagi sellele Volvo luksus elektrimaasturile, kuid Kia on Eestis müügil vaid ühes kõige paremas varustusastmes, olles vaid nelikveoline ja olemas ta nii 7-kohalisena kui ka 6-kohalisena, mis tähendab, et mõlemas tagumises reas on 2 kaptenitooli, mida saab laialdaselt ka reguleerida ja ruumi on seal kenasti ja eraldi kliimapaneel on seal ka täiesti olemas ja pagasiruumi mahub talle 330 liitrit, kui kõik read on üleval, kuid ikkagi 830 liitrit, kui tagumine rida on all ja lisaruumi pakub ta ka kapoti all, püüdes sind rõõmustada lisa 50 liitri jagu, kuid mind rõõmustaks palju enam, kui selle 50 liitri asemel oleks seal kapoti all üks 5-liitrine V8. Interiööris on olemas 12,3 tolline digitaalne näidikupaneel, mis on ühendatud multimeediasüsteemiga, küll aga on see natukene keeruliselt kasutatav ja natukene tuhmivõitu graafikaga ka samas ja olemas seal istmete soojendused, jahutavused ja massaažifunktsioon ja muidugi kõik, mida hing ikkab, aga samuti ka kõva plastikut leidub seal ohtralt. Nagu ma ütlesin, on ta saadaval vaid ühes versioonis, kõige võimsamas versioonis, mis tähendab, et ta on vaid nelikveoline ja suudab ta vedada lausa 2,5 tonni jaagit, mis on elektriauto kohta päris hea ja olemas tal 2 elektrimootorit nii esisillas kui ka tagasillas ja kokku 385 hobujõudu 100 kW-tunnisest akupakist ja 5,3 sekundiga jõuab ta kõigest 0-100-ni ja 10 tundi läheb sul tema laadimiseks spetsiaalselt endale siis kodus mõeldud laadjast, kuid avaldan ta kohta ühe võika saladuse, nimelt on 85 tundi pead sa kannatama oma elust, et teda täis laadida täiesti tavalisest kodupistikust ja maksab ta tõesti 90 000 eurot ja kus mina oleksin sattunud meeltesegadusse, soovin endal kulutada ligi 100 000 ühele suurele elektrimaasturile, ei saa ma küll aru, miks ma peaksin soetama endale selle Korea toodangu Kia, kui ma saaksin sama raha eest endale usaldusväärse Volvo vägeva elektritsiibi palju originaalsema disainiga, aga eks ma peangi selle üle vist nüüd natuke järele mõtlema. Kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.